Halleluuja, sõnad, mis issand teile on rääkinud, on vaim ja elu. Halleluuja. Halleluuja, halleluuja, halleluuja. Lugemine Püha Luuka evangeeliumist 8. peatükist. Kui rahvahulki kogunes ja kõigist linnadest Jeesuse juurde tuli, rääkis ta neile tähendamissõnaga. Külvaja läks välja oma seemet külvama ja külvamisel pudenes osa seemet tee äärde ning tallati ära ja taevalinnud nokkisid selle. Ja osa kukkus kaljule ja see kuivas tärgates, sest sel ei olnud niiskust. Ja osa kukkus ohakate keskele ja samal ajal tärganud ohakad lämmatasid selle. Ja osa kukkus heasse mulda ja kui see tärkas, kandis see 100-kordselt vilja. Seejärel ta hüüdis, kel kõrvad on kuulda, kuulgu. Jeesuse jüngrid küsisid temalt, mida see tähendamissõna tähendab. Jeesus ütles, teile on antud ära tunda Jumala riigi saladusi, aga muudele inimestele on kõik tähendamissõnades, et nad vaadates ei näeks ja kuuldes ei mõistaks. See tähendamissõna aga tähendab, seeme on Jumala sõna. Teeäärsed on need, kes kuulevad, aga pärast tuleb kurat ja võtab sõna ära nende südamest, et nad ei usuks ega pääseks. Kaljupealsed on need, kes kuuldes võtavad sõna rõõmuga vastu, ent neil ei ole juurt. Üürikest aega nad usuvad, ent kiusatuse ajal taganevad ära. Mis ohakate sekka kukkus, on aga need, kes sõna küll kuulsid, ent edaspidi lämmatavad neid muretsemised ja rekkus ja elulõbud ning nende vili ei saa küpseks. Aga mis on heas mullas, on need, kes sõna kuuldes seda kaunis ja heas südames säilitavad ja kannatlikkuses vilja kannavad. See on püha evangeelium. Kiitus olgu sulle, Kristus. Issand, õnnista oma sõna külvi, õnnista oma sõna kuulutust ja anna, et võiksime seda, mida sina meile ütled, oma südamesse kui ilusesse mulda vastu võtta, et see võiks vilja kanda igaveseks eluks. Aamen. Ma meenutan täna ühte jutlust, mille mõned aastad tagasi pidas Usuteaduse Instituudi magistriseminari raames üks toonaseid üliõpilasi, Maalehe ajakirjanik Janka Mikovits, kes meenutas selles jutuajamises ühte seika oma noorpõlvest või lapsepõlvest. Ma ei mäleta enam täpselt, kui vana ta tol ajal võis olla, millest siis pärineb see meenutatud sündmus, aga lugu ise oli järgmine, et kord siis veel sügaval nõukogude ajal oli pere ühises lauas koos ja hakati mängima niisugust mängu, kus igaüks võis öelda, et millisena ta kujutleks elu, kui kõik oleks hoopis teistmoodi, kui Eesti oleks vaba ja kõik oleks hoopis palju parem. Ja keegi siis rääkis sellest, et mõelge, ühel päeval on niimoodi, et läheb poodi ja võid ilma järjekorrata viinereid osta. Keegi unistas sellest, et tuleb aeg, mil poodides on Coca-Colat ja välismaa närimiskummi vabalt saada. See praegu võib tunduda muidugi
pisut selline banaalne, aga kes me oleme ju suurem osa ka siin oli ees selles ajas elanud. Nii et me teame ja mäletame, missugune eriline päev oli see, kui emal oli õnnestunud kusagilt viinereid saada või välismaal käinud, idabloki riikides käinud isa sõber tõi sealt Coca-Colat kaasa. Aga Bianca rääkis siis sellest, et muuhulgas võttis sõna ka siis nende vanaisa eestiaegse kooli ja kasvatusega mees, kes ütles, et teate, minul on selline tunne, selline nägemus, et kord tuleb aeg, või keerad raadio lahti ja sealt loetakse piiblit, Jumala sõna. Ja see tundus loomulikult viinerite ja Coca-Cola kõrval täiesti uskumatu. Sest muidugi need, kes Tallinnas või Põhja-Eestis elasid, need mitte ainult ei vaadanud Soome TV-d, vaid kuulasid mõnikord ka Soome raadiot ja eks me seda mäleta, et sealt olid ju palvuste ja jumalateenistuste ülekanded. Aga seda, et sa teed lahti riigiraadio ja sealt kõlab vaimulik sõnum, see oli midagi veelgi uskumatumat, kui see, et piirid lähevad lahti või poes on vabalt saada kaupa. Täna me elame juba üle 30 aasta sellises olukorras, kus mitte ainult, et kaupu on vabalt saada ja igale poole võib reisida, kui vähegi rahakott kannatab, vaid elame ka ajas, kus Jumala sõna võib kuulda ja kuulutada lugematutel eri viisidel. Ja ilmselt tasub meenutada, et sellised olud ja selline aeg ei ole sugugi mitte enesest mõistetav. Taas mul on endal meeles, kuidas kirikukalendrid, mis nüüd niisama kirikute lettidel vedelevad, oli niisugune nõutud kaup 80ndate alguses, et kui siis kellegi tutvusringkonnas oli keegi, kes oli kiriku liige ja enamasti siis kirikukalendreid anti, kui läksid aasta lõpus liikmemaksu maksma, aga mõnikord õnnestus neil siis rohkem kui üks kirikukalender saada ja niimoodi neid siis sellise althõlma kaubana ka tuttavatele jagati. Rääkimata juba piiblitest või piibliraamatutest. Minagi, ma usun, nagu paljud teie hulgast tegid esimest tutvust ikkagi kootikirjas vana piibliga. Neid oli siin-seal peredes veel ju säilinud. Mitte ainult demokraatlik ühiskonnakord ja arvamus ja mõttevabadus, vaid ka meedia, sotsiaalmeedia võidukäik on täna teinud ka Jumala sõna külvi ja levitamise võimalikuks sellisel määral, mida ei ole tundnud eelnevad sajandid ja kümnendid. Kus mitte ei ole ainult see, et kirikusse võib vabalt minna ja igal hommikul on raadios vaimulik mõtisklus ja pühade jumalateenistusi kantakse üle rahvusringhäälingus. Vaid lisaks sellele ka võime Jumala sõna külvata ja vastu võtta läbi ühismeedia, läbi nutiseadmete ja äppide. Nii et me võiksime öelda, et Jumala sõna laud on kaetud rikkalikumalt kui ilmselt ühelgi teisel ajastul siin Eestimaal seda kunagi varem on olnud. Seemet külvatakse. Ja kui homme on Eesti iseseisvuspäev ja meil on põhjust olla tänulik sellel päeval väga paljude asjade eest, siis üks asi, mille eest me kristlastena peame olema erilisel viisil tänulikud, on see, et Jumala sõna saab vabalt ja takistusteta levida. Et me ei pea selleks, kui me tahame tulla kirikusse
vaatama enne kiriku uksel, kas keegi meie töökollektiivist seda märkab ja meil võib pahandusi tekkida. Vaid taas Jumal on andnud erakordselt soodsad ja vabad võimalused külvitööks siin Maarjamaal inimpõlvede keskel. Muidugi on selle teine pool ju see, kui hästi me oleme osanud seda kasutada. Ja ka teine küsimus on, kui kaua see veel niimoodi kesta võib. Kui pikaks saab selline armuaeg kujuneda. Ega vastust ju ei ole. Aga kui täna Euroopas ja Eestis riigijuhid, poliitikud, kaitsevägede juhatajad väga erineval viisil annavad märku selleks, et Euroopa riigid ja rahvad, eriti siis loomulikult need, kes jäävad NATO idablokki nagu meie, peavad lähemate aastate jooksul väga tõsiselt valmistuma. Kui küsitakse, milleks valmistuda, siis ega keegi ju väga täpselt öelda ei julge või öelda ei oskagi, kes meist saaks olla prohvet. Aga räägitakse, et erinevate hinnangute järgi mõned aastad, 5–7 aastat on antud aega, et tõsta kaitsevõimet, et olla valmis selleks, et leiab aset siin või seal relvastatud konflikt Venemaa ja mõne NATO riigi vahel. Siis see retoorika on väga levinud ja enamasti kõneldakse sellest just niisuguses võtmes, et see ei ole mitte mingite pessimistlike tulevikustsenaariumite võimestamiseks või võimendamiseks või inimestes masenduse tekitamiseks, vaid selleks, et me oskaksime aega targalt kasutada. Et me oskaksime valmistuda alates siis riikide kaitsevõime tõstmisest, aga lõpetades ka sellega, et meil igalühel võiksid kodus olla mingisugused toidu või veevarud või et me vähemasti teaksime, kuidas tuleb käituda ja toimida ohuolukorras. Me oleme ka kirikutes, kirikuvalitsuses järjest rohkem hakanud rääkima sellistest kriisivalmidusest, mitte nüüd ainult isikliku või koduse joogivaru ja akupankade mõttes, vaid ka selles mõttes, et kui vaimulikud siit ja sealt kogudustest peaksid minema eesliinile või kuskile mujale, siis kas meil on kogudustes need inimesed, kes on valmis võtma kirikukalendri väga lihtsa palvuse korra, mõned jutluse raamatud ja tagama selle, et pühapäeviti oleks võimalik kuulda Jumala sõna, võiksid toimuda palvused ja jumalateenistused. Minu küsimus on aga ka selles, kas eelolevad aastad, kus me räägime üsna mitmes mõttes valmistumisest, ei ole antud meile ka selleks, et meie rahvas võiks suuremal määral, oluliselt suuremal määral, kui ta seda on teinud seni, võtta vastu Jumala sõna. Kas ei ole see aeg antud meile ka selleks, et me võiksime ristida oma lapsed, laulatada oma abielud, leeritada iseendid ja oma lähedasi. Ilmselt ei puuduta need küsimused otseselt meid, kes me istume siin täna selles ringis Jaani kiriku keldrisaalis jumalateenistusel. Ma usun, meiega on need toimingud ju tehtud. Aga kui me mõtleme nendele inimestele, kellega me kokku puutume, kes kuuluvad meie eluringi, kellest me hoolime, kelle saatus läheb meile korda, siis jah, ega me ei saa ju otseselt kedagi selleks sundida või survestada. Aga võib-olla vajab mõnigi meie lähikondsetest seda meeldetuletust, et me teeksime praegu ära selle, mis võimalik, et me valmistuksime
ka nendeks oludeks ja aegadeks, kus võib-olla kõik ka vaimses ja vaimulikus mõttes ei pruugi enam nii lihtne olla, kui ta on seda praegu. Kus võib-olla küll kirikuid otseselt ei suleta, aga kus ei pruugi sugugi olla igas koguduses oma hingekarjast, kes pühapäeval tuleks sellesse kantslisse jutlust ütlema. Võib-olla tuleb meil täna koguda endasse seda vaimset vara selleks, et hakkama saada ka keerulistel aegadel. Nii nagu suures osas elas Eesti rahvas üle 50 okupatsiooniaastat, sellest me võiksime öelda rasvast, sellest jõust, sellest väest, mida olid oma lapsepõlvekodudest kaasa saanud need inimesed, kelle eest nende lapsepõlvekodudes emad ja isad palvetasid, kes olid ristitud ja leeritatud ja kellele oli leeripäevaks kingitud lauluraamat või Uus Testament, mis pandi ka Siberisse või rindele minnes oma pintsaku taskusse, nii nagu tegi seda minu vanaisa. Millest leida hingepidet, millest leida vaimujõudu? Ma olen täna korduvalt viidanud sellele, kui muutlikud on ajad meie ümber. Ja kui 40 aastat tagasi see, et vabalt võib kuulutada Jumala sõna tundus muinasjutuna lendavast vaibast või nähtamatuks tegevast kübarast ja ometi on see täna reaalsus, siis ma arvan ka, et 3, 4, 5 aastat tagasi vaevalt, et me oleksime osanud kujutada ette Euroopat ja maailma sellisena, nagu see on täna. Ja ma ei räägi isegi mitte ainult barbaarsest sõjast ja genotsiidist Ukraina territooriumil, vaid ka sellest, missugused arengud, võib-olla peaks panema arengud küll jutumärkidesse, ma ei oska öelda, aga toimuvad globaalpoliitikas maailmas. Kui me loeme uudiseid, vaatame, mis toimub julgeoleku sfääris, siis ma usun, paljud meist tunneme, et me ei saa nagu justkui millestki aru. Maailm on kaotanud oma sellise selguse, kus siiski pikkade aastate ja aastakümnete jooksul oli enam-vähem selge, kes on missugusel poolel, kes võib kellele loota, kes on kellega alliansis, millised kokkulepped peavad, millised on jõujooned, siis täna ei suuda ilmselt paljud meist sündmuste arenguga järge pidada, rääkimata sellest mingisuguse loogika või mudeli otsimises. Kõik on justkui ettearvamatu. Ja samas on see just see ainuke elu, mis meile on antud elada. Vaatamata sellele, kui keerulised on ajad, vaatamata sellele, kui ettearvamatud on sündmused, on see meie üks ja ainuke maine elu, ettevalmistus igaveseks, mis meile on antud. Ja ei ole mingit võimalust jääda meil kuidagi passiivselt nurka norutama või kurbi mõtteid mõtlema, mis kõik võib juhtuda. Vaid kristlaste osa on nii nagu olevat öeldud selle kauni tsitaadiga, mis Martin Lutherile on omistatud, et kui ka homme oleks maailma lõpp, siis ma täna istutaksin õunapuu. Meil tuleb valmistuda sugugi mitte ainult sõjaks, vaid meil tuleb valmistuda ka rahuks. Meil tuleb nii palju, kui see meist, meie tegudest ja meie palvetest sõltub, valmistuda ka selleks, et saaks tekkida meeleparandus, uued suhted ja suhtumised inimeste, riikide ja rahvaste vahel. Peame olema valmis ülesehitavaks tööks, rahuloomeks, sõpruseks ja osaduseks, milleks kristlik kirik on kutsutud olema. Aga see, mis saab meile anda hingepideme ja vaimse jõu, on toetumine Jumala sõnale. Eriti rasketel ja keerulistel aegadel saab meile selgeks,
Ja võib-olla see on just ka praeguse aja nii-öelda kasu või õnnistus meile. Et siis, kui väliselt ja inimlikus mõttes justkui ei ole mitte millelegi loota, annab Jumala sõna meile jõu loota väga palju. Annab meile selle lootuse, et kui me temast kinni hoiame, kui me Kristuse jälgedes käime, kui me tema sõna vastu võtame ja sellest oma elu orientiiri teeme, siis on meie elu õnnestunud. Siis me võime täita oma kohust. Siis me võime olla need, kellele Kristus kord ütleb, tulge siia, mu isa õnnistatud, pärige kuningriik, mis teile on valmistatud maailma aegade algusest. Paari aasta eest näidati mulle ühte pühendusega Uut Testamenti, mille oli kinkinud ühele noorpaarile 1. jaanuaril 1955 Martale ja Eduardile, kes said tuttavaks Ivdeli vangilaagris, aga oma abielu sõlmisid juba Eestis. Keegi sugulane oli neile kinkinud Uue Testamendi laulatuse päevaks ja kirjutanud sinna umbes sellise pühenduse, et võtke ise ja andke ka oma lastele eeskujuks Kristuse õpetus ja eeskuju. Ja ma olen mõelnud, et kui niisugusi pühendusi, eestpalveid oleks meie keskel rohkem, siis tõenäoliselt ei oleks ka vaja nii palju konsultante, nõustajaid, õpetajaid, terapeute, koolitajaid, vaid kui meie lootus oleks rajatud sellele lihtsale tõele, et Jumala sõna püsib igavesti, et tema sõnas on valgus meie kõikide jaoks, et tee, mille tema annab käia, viib sihile, siis võiksime ka meie olla need, kelle kohta Kristus ütleb, mis on heas mullas, on need, kes sõna kuuldes seda kaunis ja heas südames säilitavad ja kannatlikkuses vilja kannavad. Ja kriipsutagem siin veel alla 2. Kaunis ja hea südam. Jumala sõna ei saa vastu võtta ja hoida või vähemasti lasta teda idaneda ja kasvatada südames, mis on kuri, kibestunud, välistav ja andestamatu. Ja teiselt poolt kannatlikkus. Jumala sõna kasvamise ja idanemise eeldus, aga teiselt poolt ka selle toime on see, et me võidame või see sõna võidab meis oleva kärsituse, kannatamatuse ja toob meie ellu kannatlikkust. Kannatlikkust mitte selles mõttes, et me kõikide asjadega peaksime leppima ja kõike taluma ja kõike heaks kiitma, vaid kannatlikkust selles mõttes, nagu ütlevad kirikulaulud, et talve järel tuleb kuldne kevade, öö järel tuleb koidik. Iga asi omal ajal. Ehk nii nagu üks vangistatud õigeusu piiskop, kui tema käest bolševistlikud ülekuulajad küsisid, et kuidas siis on, kes siis tema arvates võidab, siis ta ütles neile, et alguses võidate teie, aga pärast võidab Kristus. Eestlastel on ütlemine, kes pärast naerab, naerab parem. Aga seda ei pea sugugi võtma sellises väljanaermise või parastamise mõttes, vaid me võime olla kindlad, et Jumal viib oma töö meis lõpule. Jumal viib oma kuningriigi lõpule. Olgu ajad meie ümber kui tahes rasked, keerulised. Ka need lõpevad. Kõik möödub, kõik saab otsa. Aga nagu ütleb Kristus, taevas ja maa hävivad, aga minu sõnad ei hävi.
kiidetud olgu Isa, Poja ja Püha Vaimu kuningriik ikka ja igavesti.